tere head vaatajad, järgotses Tükkeringi saates on meil seekord külaliseks Amist Rapla naiskonna peatreener Toomas Annuk, kes ta on samal ajal ka meeskonna abitreener, kuid täna räägime Toomasega veidi naiskonnast ja ka tema Hispaania käigust. Tere Toomas! Tervist! Käisid veebruarikuus Hispaanias, et mis su reisisiht ja eesmärk oli? Reisisiht oli ikka Hispaaniasse kohale jõuda, et Barcelonas, aga eesmärgiks oli, kutsuti nagu tutvuma paari Hispaania kõrgliga meeskonna, nii meeskonna kui noorte meeskondade treeningutega, jälgima, mis seal toimub päeval, igapäevane elu ja kõik muu sinna nagu puutub, kuidas treenivad noored, kuidas kõrgliga mehed, sellised korvpalliga seonduvad asjad rohkem. Kuidas siis mulje jäi? Ei, nagu, jah, kui nagu õnnestub Hispaania kõrgliga meeskonnas käi, siis on ikka mulje teada, et aga nagu õpetlik ja kasulik reis, sellest mingit kosmost nagu ei avastanud väga, Aga kuidas võrrelda, et nüüd sa oled näinud, kuidas Raplas siin noorte töö käib, et võrrelda nüüd Rapla ja ütleme üldse Eesti ja Hispaania nagu noorte tööd, mis erinevus sul on? Siin erinevus ennekõike kindlasti on nagu ikkagi valikutes, et Hispaania on nagu suur riik ja spordiriik ja saalis ikka nii Badalonas kui Manresas, kus olin töö käis, Manresas isegi vist 8 väljakul korraga ja kõik vanused alates väikestest lastest kuni juunioriteni välja ja suht sama oli ka Badalonas ikkagi ka 6 väljakul vist käis korraga töö ja pluss veel juuniorid suurel platsil, et see mass, mis seal on, see on nagu kindlasti kõige suurem erinevus Eestist. Mis loomulikult silma jäi või see nagu ei olnudki üllatus, seda oli ka teada, et väga palju pööratakse tähelepanu individuaalsele tehnikale, kõik mis puutub sinna pallikäsitsus, jalgade töö, viskele minekut, söödud, põhimõtteliselt seda tehtigi. Aga kuidas noorte seal Hispaania noortes seal liigades mängitakse, Eestis on ka niimoodi, et alates miniklassist ja C1-st või C2-st maala ega kasutada ei tohi, kas? Ma neid reeglid täpselt ei tea, nii kursis pole, aga ma tean, et seal nagu igati pidi soositakse, et mängijate individuaalset arengut ja sellist kasvamist sammult. Et vastupidiselt just nende treeneritele, kes arvab Eestis, et peaks mängima siin kategatest mängu juba maast madalast ja et võistkondlikult. Seal ikka jah, ütleme treeningutel ka põhirõhk ikkagi on 1-1 mängul. Paaris vanemas grupis tehti ka 2-2 trille seal erinevad, aga just enne kõik ikkagi läbimurded, viskele minekud, erinevad viskele minekud söödu pealt, põrgatuse pealt, nagu ikka. Kuidas need sidemed tekkisid Hispaanias üldse, et kus teid see on nagu pikem lugu, see võib-olla ei olegi nii oluline. Kunagi siin mõned aastad tagasi nad tekkisid, et seoses paari Eesti noore kuti nagu siirdumisega Hispaaniasse, kus ma sain natuke nõu ja jõuga abiks olla ja sealt on alguse saanud. Nad ise siis ütleme, et see tänane, kus sa käisid, sa juba tundsid eelnevalt neid inimesi? Ja, ei nad on nagu, jah, nad on ikka pikalised koostööpartnerid. Ma olen käinud, see vist läbi nende oli juba 4. reis Hispaaniast. Jaa, aga ütleme, et on kuidagi kunagi võimalik nagu ära kasutada neid sidemed siis või? Et mõnel üks andekal noorele? Ei siin praegu on nagu õnnestunud, et Viimsi poiss Jürjens on saanud Sevillasse. See sama nagu agentuuri kaudu või see, mis ütleme nende tuttavate kaudu. Liini kaudu, jah, just. Et ja kindlasti siin jälgime veel päris mitut Eesti poissi ja järjest rohkem neid nagu tekib, keda jälgida. Kas nad sinna nüüd kunagi jõuavad, see on nagu selline pikem protsess ja siin ennustama. Aga kuidas see nagu valik toimub, et ma saan aru, et poiss läheb sinna ja siis ütleme, et kas siis eelnevad annate mingit infot ka selle poisi kohta ja siis seal vaatad üle, kuidas see valik toimub seal? Ei, jaks ma olen nagu andnud infot, kes meil siin Eestis on nagu perspektiivikad poisid ja keda võiks jälgida ja siis Tallinnas on jaanuaris alati see turniir meil, see PSPC turniir, kus siis käib hästi palju Hispaania skaute ja klubide esindajad kohal ja vaatavad oma silmaga mängijaid ja kui seal mingi huvi tekib, eks asi areneb edasi alati. Vaataks andust. Toomas, kas Raplal kui klubil, kui korpororganisatsioonil oleks ka midagi õppida, ütleme, organiseerimistöö poolt või klubi organisatoorse töö poolelt?
see on raske öelda, Hispaaniat ja Eestit võrrelda on maru keeruline, et noh. Hispaania kõrgliiga teadupärast on number 1 liiga Euroopas, just kohalik liiga, ma mõtlen, noh Euroliiga on kindlasti tugevam ja VTB võib olla ka. Aga riikide liigadest on need klubid ja need on ikka täiesti tipptasemel, et sealt nagu, ma arvan, üle võtta või kindlasti midagi on, aga see ütleme, et see, kas siis see meeskond, kes üldse nagu ütleme, see klubi või kas see tiim on nagu suurem, kui siin ütleme, et võrdleme meie Rapult on ju? Ei, kindlasti seal on juba, noh, nii palju kui ma olen käinud, siis igas klubis on juba trennis, saalis tegutsevad treenerid on 3 miinimum, 4-5 isegi. Loomulikult seal on erinevad videokoordinaatorid, skaudid, istuvad treenidajad, direktorid, mänedžerid saalis iga päev. See on nagu igapäevane elu seal. Et see erinevus ongi, et see poistel nagu tausta jõud on ikkagi suuremad. Meil on siin üks treener poistel ja ongi kõik. Klubis on mänedžer ja sekretär. Saan aru, et see pool on. Ja, see on kindlasti, mastaabid on suuremad ja eelarved ja see on nagu, seda ei saagi nagu Eestis üle kanda, et see on vähe teine tase paraku. Et mängijate poole pealt, mida sa oskaksid või on midagi peale sellist käiku soovitada ka Eestis olevatel mängijatel, et millega enim tööd võiks teha või mis soovitused võiksid nagu kõlada peale sellist reisi? Kõigepealt loomulikult ma arvan, et noored peaksid endale ise teadvustama reaalsed eesmärgid, kuhu nad tahavad jõuda, mis need eesmärgid on, kuidas sinna jõuda ja alati peavad olema valmis ka suuri ohvrit tooma, et sellisele tasemele jõuda, siis kindlasti ei piisa, kui natukene teen korvpalli, natuke laulan, mängin kitarri, teen muidu pulli ja selle pealt nagu jõuad kindlasti. Täielik pühendumine ikkagi. Jah, ikka täielik pühendumine, sa pead nagu panustama sellesse, milles sa tahad kuhugi jõuda. Ma saan aru, et ütleme, et täna on ikkagi neid talente ikkagi otsitakse ja vaadatakse selle perspektiiviga, et kui pikaks kasvada. Et see on nagu esimene eeldus või? Esimene eeldus ikka ongi need füüsilised parameetrid, et kui pikaks sa võid kasvada, kui pikad su käed on. Et see on sellised physical abilities, nagu nad ingliskeeles ütlevad, see on kõige tähtsam, kas sa viskad kuskil kohaliigas 30 punkti, 40 punkti või kas sa üldse oskad põratada parasagu, see on hetkel esimesel vaatlusel teisejärguline. Sellepärast, see on see tehnika, mida annab lihvida ja õppida. Ja, et kui sul on füüsilised eeldused olemas, siis saab alati mõni kasi õpitab. Et niisugused väiksemad mehed võib nagu ära unustada? Ei, kindlasti mitte, seal just Badalonas on üks 98 sünniaastaga poiss vist on Neno Dmitrievits, kes ma arvan ei erine millegi poolest täiesti tavalisest Eesti kutist, pigem pisike, ülimalt kiire, enesekindel, väga viske käega. Ta on ka muid omadusi, mida jälgitakse loomulikult. Aga ta on ikkagi kohalik on, jah? Ta on selles kohalik vend? Ei, ta on Makedooniast toodud. Makedooniast toodud. Ja samamoodi Manresas oli juba üks 2003 või 2004 sünniaastaga Soome poiss kohal juba. Mis oli selline näha, et läheb pikaks, kasvab pikad käed, pikad jalad. Juba on suundunud Hispaanias, et igapäevaselt treenib seal Manresa klubis, et korvpalluriks saada. Kui nad siin Hispaania koolidesse lähevad, kas seal on õppinud need hispaania keeles või inglise keeles? Ei, ikkagi, ütleme Hispaania teadupärast on riik, kus inglise üldse vähe räägitakse, et nad isegi naljatavad, räägivad need, kes tegelevadki spordiga ja suhtlevad välismaailmaga. Et koolides ikkagi hispaania keeles, aga lihtsalt seal on kohe intensiivne keeleõppe, et kui ma käisin kevadel Sevilla klubi juures, siis olin Karl Robin Jüretsiga koos, siis ta oli selle ajal olnud seal 5 või 6 kuud, ta rääkis ikka väga hispaania keelt. Iga päev on hispaania keele kursused, kuigi tema õpib minu teada Eesti koolis, E-koolis. See kuulubki kohe sinna nii-öelda programmi juurde. See on selge, et seal pannakse nagu heas mõttes kohe kohaliku keelt rääkima, seal seda valikut üle, et sa lapsed õpivad kiiresti ka selle keele. Näiteks Jürens räägib väga head hispaania keelt, on iga päev kursused, samamoodi noortel mängijatel tuleb käia koolis seal. See on nagu Viva poolt juba nõue klubidele, et peab olema tagatud ka see hariduse jätkamise võimalus. Toomas, lähme hetkeks küll nüüd sellise konkreetsema küsimuse peale, et kas näed sa näiteks Rapla meeskonna mängijatest nagu selliseid poisse, kes võiksid mingile sinna tasemele nüüd küündida mingil hetkel, et on see nagu... Ei, kindlasti see on välistada see kunagi midagi, et
võib nimetada, no mitte nimetada, aga 3-4 mängijat on kindlasti, kellel, kui nad endale eesmärgid seavad, on valmis ohvrit tooma, siis võivad ka jõuda Hispaaniasse või kuhu iganes Euroopas, et lihtsalt tuleb tööd teha ja vaeva näha. Tihtipeale on jääbki selle taha, et nad nagu ei taha tööd teha, et jääbki tahtmise taha jääb minu pärast, et poistel, et. Noh, kõik on jah nii individuaalne, et osadel on tahtmist ja eks ja vaata, iga mees teeb ise oma valikudega. Ja eks see üleminek ka, et poisid, kes saavad siin 15, 14, 15, 16 niuke pubeka üleminek on ju, et siis hakkavad mingi teised huvid juba tulema on ju, et kui nad sellest nagu üle saavad. Ja ma arvan, et siis on juba läheb juba lepasaleega. No siin ma ütlesingi, et tuleb endale seada eesmärgid ja olla valmis ohvrit tooma, ega. Ei no just. Et panustad ühele alale, mis sulle meeldib teha ja siis võid sa ikka jõuda kõrgemale. Et kas on võimalik neid kontrollmänge ka teha just noorte satsidega, et kui Hispaania, Rapla ja näiteks Hispaania võistkond? Ei, loomulikult seal mingit takistust ei ole, et ainuke probleem tekib, ma arvan, lennupileti hinnas ja mis nagu vajab selle kulupoole suht kõrgele, aga selle taha küll nüüd ei jää midagi, et hispaanlased ei taha meiega mängida. Ma arvan, et igal klubil on võimalus sinna minna, koha peal mängida. Et kui on näiteks tekib mingi mõte, klubile on ja aetakse raha kokku, siis täitsa on võimalik proovida. Ei ole küll mingit takistust. Väga nagu lahe oleks, et proovida seda mõttes, milline tase nagu on nagu Hispaanias, milline nagu siin nagu Eestis, et muidu me ei saagi teada, et kas seal tehakse, et nagu head tööd või mitte. Hispaanias kindlasti tehakse head tööd, kui vaadata eelmise suve EM, noorte EM-turniiride tulemusi, siis nende töö on ikka Euroopas tõenäoliselt kõige paremal tasemel. Jah, sellepärast sinna tasubki minna. Nii palju siis Hispaanias praegu, et mõned küsimused ka sulle kui naiskonna peatreenerile, et kuidas hindad hooaja esimest poolt, mis mööda sai siin jaanuari alguses? See on sellised kahetised tunded, et mulle tundub ja ma olen ka kindel, et naised on arenenud, teevad trenni hoolega, nad on igatepidi positiivsed, kõik on nagu minu jaoks väga kihvt. Lihtsalt kripeldama jäävad paar mängu nii hooaja algusest, kui kus oleks on võimalik võita nii Tallinna Ülikooli. Kodus paar mängu, mis jäid lihtsalt asjad, aga mõned pallikaotused, korvialused mööda viskad, et kui oleks need ka ära tulnud, oleks nagu täielik õnnestumine. Aga kindlasti need ongi just need asjad, millega me ka trennis töötame, et pisieksimusi vältida just eriti mängu lõppudes, et pigem on nagu positiivne. Ma vaatasin, et kui hooaja alguses, täna oli ka, et oli nagu kahe naise õlul see skoori tegemine üldse, siis täna vist on, ütleme, et teisele poole vist on juba teised naised ka. Ja et küsimus just, et ongi, et kuidas teist poolt hindad, mis siiamaani nüüd kulgeb praegu juba. Et on teised naised ka nagu kaasa tulnud? Ei, see nagu valmistabki kõige rohkem võib-olla head meelt, et jah, et kui enne ikkagi tõenäoliselt 3 punktidest, kui mitte rohkem viskasid Kerli ja Kaia, siis viimased mängud, ma arvan, et vist on kõik 9-10 mängijad käevalgeks on, kes kohal on ja siin. Ja nii mitmedki, kes eelmine aasta tõenäoliselt veel olid nagu noored, siis nad on praegu päris tublid on, viskavad punkte, võtavad lauda, söödavad, tunnevad ennast enesekindlalt, et see nagu valmistab küll rõõmu. Eks ma arvan, et te on rohkem trenni ka kui eelmine aasta. Ma ei oska seda öelda, aga trenni õhkkond on positiivne üldse. Tiimivaim ja kambavaim on minu arust täiesti viimase peal. Niimoodi Kaia käest nagu ma küsisin, et seda arvust küll, et te teate rohkem, ja see on hea nagu näha minu pärast ka, et just need noored, et ei ole ainult see, et kaks naist teevad skoori, et seal on teised ka juures. Ega korvpall ongi võistkonna mäng. See idee, et kuidas sa oled mõelnud, et see naiskond peaks nagu mängima, et alguses, et kui mõtled mingisuguse asja välja, et kas see nagu töötab praegu, toimib praegu? Ei, suures osas nagu toimib lihtsalt, kuna ma olen esimest aastat naiste treener, siis on nagu paar asja on sellised. Kas kripeldavad? Mitte kripeldada, on üllatused või nagu ootamatud minu jaoks. See ei ole ainult meie naistkonna, see on nagu üldse naiste korvpalli suhtes, et mängitakse teistmoodi kaitset, see jooksmine on nii ja naa, et ikkagi. Jah, et need on nagu, ma natuke eeldasin, et on kõrgemal tasemel Eestis see naiste korvpalli. Füüsilised eeldused on ka juba teistsugused meestel ja naistel. Ei, see selleks, aga lihtsalt jah, et agressiivsus kaitses, et siin ongi just hea võrdlus.
on alati nagu võrrelda hea Lätiga, et see Läti naiste korvpall on täiesti minu jaoks super kihvt nagu vaadata, kuidas seal noored mängivad, kui agressiivsed nad on. Et sinnapoole peaks nagu me kõik püüdlema sinna. No minu meelest on kogu aeg olnud erinevus meie eestlaste ja lätlaste vahel. Nad on natuke temperamentsemad kui siin eestlased. No kindlasti üks asi temperament, aga teine asi, Läti naiste korvpalli traditsioonid on nagu teada tuntud ja ta on ikkagi Euroopa keskmine või pigem isegi tipulähedane korvpallimaa, et selles mõttes on see Eesti naiste Läti liiga on väga teretulnud. Nojah, teised eesmärgid ka, et ütleme, kui ikkagi tõesti Lätis on sul, sa saad professionaalselt seda asja teha, siis Eestis palju neid võistkondi on, kus on professionaalsed naiskorvpallurid. Tõenäoliselt peale Ekleksi vist jah, profivõistkondi rohkem Eestis pole. Ja, et siis see tase ongi täpselt selline, nagu täna on. Ja nüüd samas seal Nordevis liigas siis ongi, praegu on võistkond on B2 grupis, on 7 võistkonna hulgas 6. kohal, 3 võitu, 5 kaotust, et tegelikult iseenesest koht nagu esialgu ei tundu nagu väga hea, aga tegelikult on 3 võitu on suur väärtus juba ja tegelikult on ju siin Läti U16 koondisel Läti ülikooli tegelikult ju väga napilt kaotatud, nii et noh. Jah, need 2 mängu on nagu kindlasti, mis jäävad ka tõenäoliselt peale hooaja lõppu kripeldama, et mis olid nagu mõlemad ikkagi juba suht käes, aga. Sest tegelikult me saame ikkagi üsna positiivsest tulemusest rääkida, aga kuidas seda tabeliseisu muidu hindad praegu ise, et kas on veel võimalik sealt kohaka tõusta? Ei, seda kindlasti tabeliseisu mina ikkagi ei hindaks enne, kui hooaeg läbi, meil on 4 kodumängu tulemas, kas see koduväljak nüüd eelis on, seda näitab tulevik, aga ma loodan küll, et siit õnnestub veel paar võitu juurde võtta. No eks see sõltub ka korvpallisõpradest. Tulge naiste mänge vaatama ja toetage naisi, et siis tulevad ka võidud kergemini. Ma arvan, et täna on see Raplas naiste mänge päris palju vaatamas käinud, et kui võrrelda need üldse Eestis palju käiakse üldse naiste mänge vaatamas, et Rapla on nagu väga tubli selle koha peal olnud, et. Aga Toomas, täname sind, et loodame, et huvitav ja sisukas vestlus ja järgmises saates juba järgmised külalised. Aitäh, Toomas. Okay. Aitäh, Eero.